Kas sa oled mõelnud kõigele, mis on meie ümber automatiseeritud? Me elame targas maailmas. On iseenesest mõistetav, et meil on taskus targad telefonid, meie ümber sõidavad targad autod ning me elame tarkades kodudes. Ei ole kaugel ka see päev, kui me võime öelda, et me elame tõeliselt targas linnas. Targa linna üheks alustalaks on tark tänavavalgustus. Tallinnas on üle 1000 kilomeetri valgustatud tänavaid ja ligi 60 000 tänavavalgustit. See tagab meie liikluse ohutuse ning muudab ka meie elukeskkonda turvalisemaks. Linna arenemise ja laienemise juures on üha olulisem leida uusi lahendusi, kuidas muuta tänavavalgustus energiasäästlikumaks ning seejuures tagada selle nutikas juhtimine ja haldamine. Kas näiteks sina oled mõelnud, kuidas need samad valgustid iga õhtu õigel ajal sisse või välja lülitatakse, kuidas kogutatakse nende elektrinäitu ning kuidas teatakse täpselt, milline pirn vajab väljavahetamist? Rene, sa oled Tallinna linna välivalgustuse hooldusjuht, eks ole? Just. Kuidas käib see, et linnas tuled lähevad hommikul põlema? Kas keegi läheb kuskile ja vaatab, et kell on nüüd 7, ma tõmban kangi ja panen kõik tuled hommikul kustu või õhtul põlema? Või see on, ma kujutan, et see võiks olla mingil määral automatiseeritud. Aga kuidas see siis käib? Et Tallinna linnas on see automatiseeritud kõik. Et üle linna on 652 juhtimiskilpi, mis on ühendatud siis ühe serveriga. Ja side toimub siis GSM levi abil. Ehk siis sisuliselt on kõik traadita ühenduses? Täpselt, kõik on traadita ühendused. Üle linna on, kui me räägime valgustuste sisse välja lülitamisest, üle linna on olemas 3 luksmeetrit, mis mõõdavad ära siis valgustihedust. Kui valgustihedus on väärtusel 50 luksi, siis toimub sisse lülitamine. Ja hommikul, kui on väärtus 70 luksi, siis toimub välja lülitamine. Ja see on siis kõik automatiseeritud süsteemi abil. Kui mu telefonil ei ole levi, kas see tähendab ka seda, et juhtmevabad valgustikilbid, kontrollerkilbid ei saa omavahel enam suhelda ja tuled põlema ei lähe? Juhtimissüsteem on tagatud mitmete tagavara variantidega. Et üks variant on siis selline, et valgustil on endal astronoomiline kell sees. Kui nema käsklust ei saa juhtimissüsteemil, siis ta läheb ise päikese loojangu all põlema ja kustub ära ka hommikul samamoodi. Teine variant on siis olemas ka kappidest meile hämaranduri lülitid, mis siis panevad ka valgustuse põlema. Kui me tahame lülitada lihtsalt sisse näiteks Vabaduse väljaku lambid praegu, siis me saame seda teha üle mobiilside või seal on tark automaatsüsteem, kes ütleb, et ei. Jah, loomulikult meil on olemas niisugune keskkond, Smartili keskkond, kus on siis kogu tänavalgustuse kontrollerid on nagu ühes kohas. Et siin saab väga lihtsalt iga kapi piirkonda sisse lülitada, aga saab ka kogu linna ühe korraga sisse lülitada. Kas sellist käsitsi lülitamist läheb nagu igapäevatöös vaja ka või see on pigem siuke mingi erandkorra testimise jaoks? Jah, see on igapäeva hoolduses on see väga hea võimalus, et saab distantsilt valgustuse sisse lükata, kontrollida, kas see valgustus läheb põlema, et ei pea eraldi kapi juurde sõitma selle jaoks. Kas me saame valgustitelt veel mingit informatsiooni kätte? Välja arvatud siis seda, et kas ta põleb või mitte? Konkreetselt valgustitel sensorid rohkem küljes ei ole. Kui ehk siis Kalaranna tänaval on LED-valgustil on heleduse andur küljes, tihedusandur. Näiteks kui on sügisel maa on tume ja sajab äkki tuleb lumi maha öösel, siis põhimõtteliselt valgusti mõõdab ära selle heledustiheduse ja vastavalt sellele siis saab säästurežiim rakendada. Ehk siis valgustit lahjemaks keerata. Ehk siis tulevikus võiks selle sama valgustite juhtimissüsteemi külge ehitada veel kõiksugu nii-öelda neid targa linna osiseid. Tänapäeval ongi minemas seda teed, et tehakse niisugused nutikaid poste, kus ühe posti sees on hästi palju erinevaid siis igasuguseid nutikaid lahendusi, näiteks seal kaamerad, foorid on seal sees, tänavanimed saab panna displeiga seal. Siis on mobiili laadimised, autode laadimiskohad, wifi jagamiskohad, siis on häirenupp, et lähed posti juurde, vajutad nuppu, saad otseühendust häirekeskusega, liiklusummikud teated, et niisugused targad postid on. Aga need on kõik alles arengusjärgus, massiliselt nagu neid tänavapildides ei ole, pigem on üksikud niisugused prooviobjektid. Need targad postid siis sisuliselt võivad olla lihtsalt valgusti postid ka? Täpselt ongi valgustuse post, aga mille sees on siis hästi palju igast nutikaid lahendusi.
kuidas meil üldse Tallinna linnas on, palju erinevaid valgusti tüüpe meil on linna peale? No üldiselt linnas on enamjaolt kõik on naatriumvalgustid, et kokku on Tallinna linnas 59 260 valgustit, millest on 7406 valgustit LED-tüüpi valgustit, mis on siis 12% kogu valgustusest. Kui me paneks kõik LED-id, et mis see justkui suurusjärgu vahe on, et kui palju me säästame sellega, et meil on juba osa LED-ide peal või see, kui meil oleks kõik LED-ide peal? Hinnanguliselt kulutame 2 korda vähem energiat, kui me läheme LED-ide peale üle. Et kui me vaatame LED-valgusteid ja neid naatriumvalgusteid, siis palju neil hinnavahe on, et just kui me tahame üle minna, siis mis see ühe lambi hind on? Tänapäeval on kuskil hinnavahe mitte rohkem kui 2 korda on LED kallim. Mõned aastad tagasi oli siin 3 korda kallim ja natuke rohkem kui aastad tagasi oli kuskil 4 korda kallim, et see hind tuleb järjest allapoole. Ehk siis me lambi hinnas justkui kaotame 2 korda alguses selle investeeringuga, aga teenime ka 2 korda tagasi kohe siis. Jah, kui niimoodi otsekulude pealt arvestada, aga siin peab ka arvestama sellega, et LED-valgustile kulub oluliselt vähem hooldustunde. LED-valgusted praktiliselt on hooldusvaba, et naatriumvalgustitega tuleb seal aeg-ajalt lampe vahetada, süüteseadmed, rossareid, starterid vahetada. Et oluliselt rohkem on hooldamist naatriumvalgustiga. Siia Kalaranna tänavale on paigaldatud Tallinna üks kõige moodsamatest tänavavalgustussüsteemidest. Aastas säästavad need LED-lambid võrreldes naatriumlampidega rohkem kui 5000 eurot. Kui 2014. aastal Los Angelese 300 000 naatriumlampi LED-ide vastu vahetati, hakati seal säästma iga aasta $10 miljonit. Abu Dhabi 700 000 naatriumlambi väljavahetamisega säästetakse aga iga aasta rohkem kui $30 miljonit. Kui me võtame arvesse selle tänava pikkust ning Tallinna valgustatud teedevõrgu kogupikkust, saame hinnata, et seesugusest valgustivahetusest säästaks Tallinn iga aasta kuni $3 miljonit. Tänavavalgustid on olnud ja jäävad osaks meie elust ka tulevikus. Ühest küljest on see kollektiivne investeering meie turvalisusesse, teisest küljest avavad need samad lambid meile tee tulevikku. Kas mäletad, kui telefonid olid mõeldud veel vaid helistamiseks? Tänapäeval on nad midagi palju enamat. Nad loovad lugematult võimalusi inimese suhtlemiseks maailmaga. Tänavavalgustid on targa linna kontekstis samas rollis. Kuigi nende peamine ülesanne on valgustada linnatänavaid, loovad nad seejuures energiasäästlikkust silmas pidades linnadesse hindamatu taristu. Tänapäeva linnastuvas ühiskonnas on oluline viljeleda elustiili, mis oleks efektiivne ja jätkusuutlik. Tark tänavavalgustus on siin osas musternäide, mille võimaluste piire me ei oska ette kujutadagi.